järgmiseks võiks võtta siis paaristõukelise ühesammulise nii-öelda. See tähendab seda, et kõik on sama, aga me tõuke hetkel viime siis ühe jalast taha, et me nii-öelda tõukame sellega, nii-öelda anname lisahoogu. Et seda sõiduviisi kasutatakse siis lausikutel ja hästi kergel tõusul, et kerge alamägi nii-öelda laskumisele minek ja laskumiselt tulekul on siis see tavaline paaristõuge ja aga ühesammuline paaristõuge siis on juba siis, kui hoog läheb väiksemaks. Et kõige kiirem sõiduviis klassikalise puhul on ikkagi paaristõuge, et seal ei teki üldse suusa paigalseisu perioodi, aga see on juba see, et kui me hakkame tõukama, siis hetkeks me selle tõuke jala vajutame kinni nii-öelda määrde vastu lund, tekib nii-öelda pidamine ja sealt siis tõstame seda kiirust. Aga seal on põhimõtteliselt on teema sama, et käed tulevad ette ja siis kui toimub löök suusakeppidega nii-öelda keha ja samal hetkel siis nii-öelda liigub siis üks jalg, soovituslik on sõita niimoodi kordamööda, tõugata vasaku jalaga, tõugata paremaga ja siis see liigub taha ja tegelikult on oluline ka veel see, et see tõuge toimub nagu täis talla pealt või hakkab pihta, et ei oleks pöia peal, et siis jah, et pigem ikkagi täis talla pealt. Ma ei tea, ma võib-olla näitan selle ette korra. Tegelikult kõige lihtsam on see, et hakka paaris nagu minema, et sa saad hoo sisse juba. Hakkame liikuma. Hakkame liikuma. Nii, lükkame paaris ja siis on, et käed lähevad ette, jalg läheb taha, nii, vaata, hops ja tõuga. Nii. Ma arvan, et kui sa ei mõtle, sa teed, Ei, läks hästi. Selles mõttes, kui sa tõuka ära teed, siis tegelikult jalad jäävad kokku ja libisevad koos, et sa ei vii kohe teist taha. Aga ütleme, kui me siit alla lähme, siis on nagu hea võib-olla, näed, libised ja tõukad. Saad taha ja tõukad. Näe, juba tuleb sulle. No jumal hästi. No tule. Keha kool on väga hea. Näed, juba tuleb. Näed, hopp. Ja mis siin on nagu üks asi, mis kohe tuleb nagu juurde, mis tegelikult, kui me juba vahelduva tehnikani, siis suusatamises kogu liikumine käib puusadest. Selles mõttes, et puusad on väga olulised. Ja seda just sellepärast, et kui me kauem väljas viibime, siis kui me nagu liigestest ja nii-öelda liigume, et siis tegelikult lihased nii palju väsi, et ja puusast väidetavalt inimesed saad tõsta ennast 7 senti. Nii-öelda puusa, ja no sa saad, no vaata, kus käivad, on ju. Ja siin on nagu samamoodi, et kui me seda paaristõukelist ühesammulist sõidame, et me tõstame jalga, lähme nii-öelda puusa peale ja see vaba jalg tegelikult, me ei pea teda lihastega tooma, vaid just ongi liigest arvelt ja tuleb ise selle nii-öelda vaba hooga siit teisest jalast mööda. Et see on nagu suusatamise juures kõige üks olulisemaid. Ja kui ma praegu siin külje pealt vaatan, siis tegelikult üks positiivne asi on just see, et kui sa sõidad ühe sammulist, siis tegelikult ongi see, et järgmine oluline asi ongi see, et see liikumine puusast peab olema ette, et puus ei tohi maha jääda. Aga praegu selle peal sa täitsa ilusti, nii-öelda sa pead tegelikult raskuskeskme saama endal nii-öelda luustiku peal, et sa seisad nii-öelda luude peal, mitte lihaste peal. Siis on lihased lõdvad ja sa saad oluliselt kauem sõita.